Mailis on siis meie arengukonverents 2026 üks esinejatest ja mul on nüüd hea võimalus Mailsi käest küsida, et mis on olnud sinu kõige olulisem arenguülesanne juhina viimasel ajal? Ma arvan, et see on tegelikult mitu korda sellel konverentsil läbi käinud, et ära eelda kogu aeg. Ehk siis, et ära eelda, et inimesed mõtlevad samamoodi nagu sina, ära eelda, et nad tahavad saavutada seda sama ja ära eelda, et see tee lahenduseni on alati see, mis on sinu arvates kõige parem, ehk siis, et ära eelda kogu aeg, ma arvan. Ma arvan, et minu kõige suurem arenguväljakutse on olnud see, et olla eeskujuks minu tiimile, sest iga juht peab ju ennast ka arendama ja leidma selleks aega ja samal ajal ka juhtima tiimi ja samal ajal siis leidma võimalust õppida midagi juurde ja minu jaoks selle tasakaalu leidmine, et ennast arendada, on olnud tõenäoliselt kõige suurem väljakutse. Minu jaoks on juhina olnud üks suuremaid arenguülesandeid üleüldse läbi aegade õppida paremini kuulama. Kõige suurem arenguülesanne ennast välja juhtida. Ehk et ma tegin selle sammu, et ma panin ühe suure ukse kinni, teadmata, mis seal ukse taga mind ootab ja selle ettevalmistus iseenda väljajuhtimine, oma pärijate üleskasvatamine on olnud minu suurim väljakutse viimase pool aastaks. Kõige olulisem arenguülesanne minu jaoks on tegelikult arendada oma inimesi, oma töötajaid, et leida tegelikult oma tiimile see võimalus, et kuidas nemad saavad ennast paremaks ja läbi selle saame ettevõtet arendada. Et mul oli suurepärane tiim ja täna ma olen selles rollis, et kuidas olla sama toetav ja hea tiimiliige oma juhile, et mitte sekkuda sinna HR-asjadesse, vaid olla nagu selles uues äriüksuses, uues funktsioonis kasvada ja pakkuda ikka kliendikogemust klientidele samaväärselt, nagu ma pakkusin töötajakogemust oma töötajatele varasemalt. Et täna on tunda, et võime minna otsima niisugust sisemiste asjade uuendusi, niisugune organisatsiooni kevad oleks nagu kätte jõudnud ja siit on mõtteid palju kaasa võtta.